No õhtust kõigile. Täna 3. august, kell on 5 natuke läbi ja mõtlesin, et teeks täna ühe õhtupüügi enda põhikohas. Eile käisin päeval siin, oli suhteliselt kesine päev. Terve pika päeva peale 3 ahvenat, lõpuks läksid kõik tagasi. Aga täna oli jälle päeval hästi palav ja päike lõõskas. Mõtlesin, et kannatan õhtuni ja siis tulen teen kohe võib-olla 8-9 siin püüki. Eelmisel suvel oli näha, et kuskil 6-7 aeg võis siin ahven päris korralikult võtta. Näis, kuidas täna on. Päike peaks varsti keerama ka puude taha ja siis on vast ka suurem lootus õhtul haugi saada, kui keset päeva lõõskava päikesega. Täna sai juba isegi oma tavalised lemmiksaapad jalga panna, et siin on seda löga küll, aga saab hakkama pika kummikuga. Sellise palava päevaga ei taha siin kooserdada. Aga jätkan oma traditsioonilist püügiviisi. Üks põhjakas on juba sees. Oma ultralaiktil vahetasin nööri nüüd natuke jämedama vastu. Eile mainisin, et sai natukene nööriga alt mindud ja liiga peenike nöör pandud. Jäi üks põhja õngerakendus eile siia jõkke ja ühest sigistin ka ilma. Sõlme kohast läks krõks ja krõks kogu aeg katki nöör. Täna panin natuke tugevama, peaks lausa 10 kilo kannatama. Aga samas piisavalt peenike, et forelli või ahvenat püüda. Aga okei, panen praegu põhjaka püügile. Jätkan samamoodi ikka oma räimeprojekti. Panen selle ühe siia kuskile tuksuma. Loobin erinevaid lante ja kui landid ei toimi, siis läheb ahvena ridva otsaga põhjaõngerakendus. Et äkki siis tahab ikka kussi siin. Kärbsetõuk on ka kaasas ja võib-olla katsetan ka kunstsööta. Täna revideerisin oma toas olevaid kalakaste ja kohvreid ja tuli igasuguseid üllatavaid asju sealt välja, mida ei ole üldse kasutanudki. Tegin korraliku varustuse hoolduse, sorteerisin landid ilusti ära, tšigid ühte karpi, pöörlevad teise eri lahtritesse ja nii edasi, nii edasi. Et vahepeal, kui seda ei tee, siis läheb kõik segapudruks kätte ära ja ei tule heast püügist midagi välja. Aga okei, ma panen kõik asjad püügile ja eks kui midagi on, siis tulemustest annan teada. No nii, möödas on täpselt 5 minutit, kui panin põhjaka sisse ja tundub, et midagi on otsas. Siputab ilusti, vaatame. Ja olemas. Keskmise suurusega ütleks. Nii, tore. Tasub õhtul tulla. See nüüd on elussöödaks natuke suur jälle, aga läheb kohe sumpa ja uuesti tagasi. Paistab, et ahvenat nüüd tuleb. Jätkame. No nii. Peaaegu tund on esimesest võtust möödas ja nüüd vist on midagi otsas. Jah, midagi väiksemat. Kas saame siit nüüd elussööda ahvena või on ta niisugune keskmine jälle? Niisugune väiksem, jah. Heal juhul saab selle isegi elussöödaks panna suurema haugi jaoks. Räime igastahes praegu ei taha. Teise põhjaka võtsin välja ja loobin siin nüüd spinninguga erinevaid lante. Aga okei, läheb praegu esialgu sumpa. Kohe ussiga tagasi ja tundub, et tahab suuremat pundart ussi. Siis võtab hästi. Okei, jätkame. Nii, paar tundi esimesest võtus möödas ja vist keegi on põhjaõnge otsas. Kuidagi vaikseks on jäänud, päikest enam ei ole, aga see on midagi suuremat nüüd. Aha, oi. Nüüd ujus kuskile taha. Ära ütle, nüüd jälle kinni ujus ennast kuskile. Pagan küll. Kuhu kohta ta nüüd siis kinni ujus? Laseme lahti. Äkki ujub välja. Ja ongi kuskil kinni. Tore. Ja korralik... tuli lahti. Aga vist on kala läinud ka nüüd.
ikka otsas. Korralik ahven, aga tõmbas kuskile puntrasse ennast. Nii, oi. Selline ahven siis, aga konksu korralikult sisse söönud ja ujus kuskile noti taha, aga tuli õnneks lahti. Okei, läheb sumpa. Praegu on siis 3 ahvenat saadud, üks väiksematest on siis elussöödaõnge otsas ja teine on siin ilusti sumbas, aga see saadan vist sai nüüd nii haiget, et aga okei, konks välja ja tagasi. Paar tunnikest vast olen veel. Nii, tükk tühja maad jälle vaikust ja midagi nagu siputas siin vahepeal, aga kontrollime. Kui siis on õite väike. Ja midagi ei ole vist. Hästi väike ahven. Okei, see läheb nüüd uuesti augile. Saadan on jälle muidugi söönud selle konksuni sisse, üritan ta nüüd võimalikult tervelt kätte saada. Teine väiksem ahven juba kahjuks otsa saanud seal konksu otsas. Okei, proovime edasi. Nii. Midagi on vist jälle põhjaõnge otsas. Aga vist väike jälle. Ei ole midagi. Midagi ikka vahepeal nokib, aga uss on pintsli pistnud. See oli midagi väiksemat arvatavasti. Aga paneme uue ussi otsa ja vähemalt kella 9 tahaks siin veel olla. Sotti saada, mis kell see ahven siis siin kõige paremini võtab. Panin vahelduseks pinna kõrvale ja tõin teise põhjaka ka siia lähedale ja eks ma vaheldumisi siis püüan need ühe välja teise sisse ja vaatame, kas saab täna ahvenat koju ka viia või mitte. Okei, jätkame. Nii, kas nüüd hakkab meie müstiline tilistaja jälle tegutsema? Nii ma kutsun mingit imelikku kala, kes siin tavaliselt just sügise poole hakkab põhjakat näppima, aga otsa kunagi ei jää. Vaatame igaks juhuks. Ei ole otsas midagi. Tavaliselt kipuvad ussi ära lutsutama ja ka otsa ei jää. No praegu on ka näha, et ussi on natuke rapitud ikka. Paneme uue ussi otsa ka veel lisaks. Äkki ikka saame sellise tegelase kätte siit. Ühte korralikku ahvenat võiks veel saada, siis korralik pannitäis olemas. Ma arvan, et kuskil pool tundi, tund maksimum veel olen, siis on juba kell 9:30 ja aitab tänaseks küll. No, tüüpiline jälle. Korraks tilistas ja siis jälle väike ahven otsas. Konks on muidugi jälle nii sügaval sees, et vaatame, kas saame kätte selle. Kui elama jääb, siis läheb veel viimast raksu sinna elussööda õnge otsa. Vaatame, kas saame konksu kätte. Nii, päev hakkab vaikselt lõppema ja tundub, et midagi suuremat tuli jälle põhjaõnge otsa. Jaa, ohoh. Saab tänase normi täis äkki. Ära nüüd jälle kuskile. Hopsti. Oot, see on ilus ahven jälle. No nii, täna siis 6 ahvenat ja 3 nendest saab koju. Üks on veel elus seal elussööda õnge otsas. Näis, kas jõuab jälle haugi ära oodata, aga vist mitte. Aga tundub, et siis ahven tahab rohkem hilisõhtul süüa, kui päikest enam ei ole või ma ei tea, mis talle meeldib. Okei, väljas on valge. Jõe peale hakkab juba mõnus udu tekkima, aga õhk on veel soe, nii et noh, natuke võib veel siin sitsida. Okei, jätkame. Nonii, hakkan lõpetama ja kerin siin põhjaõnge välja ja jälle üks ilus väike ahven otsas. Need võtavad nii vaikselt, et ei tee kelluke häältki. Okei, aga
ma arvan, et täna rohkem seda kuskil otsa ei pane, läheb tagasi, see on nii väike. Vaatame, kas saan konksu jälle kätte. Lõpptulemuseks täna siis, mis ta on siis 6 või 7 ahvenat. Oi jumal, see on konksu nii sisse söönud jälle, et proovime kätte saada. Noh, kuidas nad oskavad seda konksu nii sisse süüa? Jääb elama või ei jää, ei tea. Okei. Põhjaka võtsin juba välja, suurt lanti ei tahtnud keegi enam. Aga tundub, et õhtul siis päikese loojangul muutub ahven aktiivsemaks siin. Aga millegipärast väikesed, et üks korralik suur siis vahele. Panen tänaseks oma vidinad kokku ja vaatan, millal nüüd jälle siia tulla saab. Järgmine nädal on veel puhkust, aga vahepeal on vaja linnas jälle käia. Ja 100 muud üks asja vaja ajada veel. Näis, kuidas läheb. Sellised lood siis. Vaatan, kas teen veel paar viimast viset ka. Tsikiga nagu ikka on, et iga kalamees teab, et 5 viimast viset veel. Vaatame, kas teeme ka 5 viimast veel või ei tee. Asjad kotti ära. Kott selga juba. Ai, pane hästi selga. Sodi ka, tühjad karbid kaasa. Tõugud vist jätan veel alles. Ussid on nüüd otsas. Elussööda õnge otsas ahven isegi natuke veel siputab, aga paistab, et haug ei taha seda. Nii, aga teeme siis viimased visked Jigiga veel ja nii kaua kui GoPro tsükkel läbi saab. Aga sulle aitäh, et vaatasid minu tänast õhtupüüki. Midagi väga erku siin ei olnud, aga sain sotti, et ahven vist ikka rohkem siis õhtul liigub siin. Paari suuremat sulpsu haugiga nägin ka, aga haug täna igastahes ei taha lanti ega elus sööta. Aga noh, mina jätkan ikka kal käimist, enamasti arvatavasti oma igaval põhikohal, sest ma olen laisk. Äkki ikka jõuan mingi aeg endale kahlad ka osta, siis saab minna teisi lõike avastama, kus kangemad mehed käivad. Ja äkki tulevikus mõne teise kanali tegijatega koos kalale minna. Aga vot sellised lood siis, aga okei. Mina nüüd tõmban oma otsad kokku siin, näeme järgmine kord ja tšau!